Eelmises osas kiskusin tapeeti, tegin teile korteris ringkäigu, kiskusin veel tapeeti, näitasin, kuidas ma endale Facebookist tasuta mööblit otsin ja eemaldasin veel tapeeti. Siis avastasin tapeedi alt hallitust ja rääkisin, kuidas sellest lahti saada. Ning tutvustasin teile ka SketchUpi, milles mul polnud veel praktiliselt midagi tehtud, kuid nüüd on joonised valmis ning näitan teile, milliseks plaanin Lasnaka korterit tulevikus ehitada. Korterisse sisse tulles on meil esik, mis hetkel on siis selline, aga võiks olla selline. Tahaks teha värvilise või musta ukse, seina panna ühe pisikese riiuli ja suure ümmarguse reegli. Kuskil võiks mingi nagi ja jalanõude hoidlik alla, aga seda mul pole siia hetkel joonistatud. Edasi minnes ootab meid elutuba ja magamistuba üheskoos. Kuna ruumi on vähe, oleks lahe ehitada kõrgemale lae alla eraldi magamisala ja selle all oleks siis kas lahe tulukestega meigilaud või siis Epic Gaming Station, ma veel ei suuda otsustada. Ja põrandal peaks olema üks siirsik vaip, valgetel seintel palju kunstiteoseid ning toale annaks särtsu üks ise ümber meisterdatud värviline diivan, millel on siis igast lahedad padjad peal. Ja siis on meil köök, see kohutav köök. Mis sedasi ei oleks üldse nii kohutav. Kuna kappide jaoks pole palju ruumi, tuleks võimalikult palju igasuguseid riiuleid ja hoiustamiskohti olla. Tööpinnad võiks olla puidust. Söögilaud oleks ümmargusene lahe ning muidugi ei tohi puududa ka mõned pildid seintelt. Vannituba tuleb selline lihtne, kuna seal ei anna just midagi väga dekoreerida. Tahaks ehitada eraldi dušinurga, mida eraldaks siis üks klaassein. Ja vetsupott ja torud võiks jääda tööpinna alla ja selle peal võiks olla siis kraanikauss, mille kohal üks suur peegel. Ja jäänud ongi vaid väike konku, kuhu ei anna ka väga midagi teha. Peab välja vahetama pesumasina, ehitama palju riiuleid ning kuidagi sinna sisse valgustuse tooma. Ja see ongi kõik. Kui eelmist osa pole veel näinud, vaata seda siit. Ja kui tahad edaspidi osadega kursis olla, võid mind YouTube'is subscribe'ida. Ciao!